Hei, mina jälle siin ja ma tahtsin sulle teha lisavideo eilsele webinarile lisaks, sest et eile juhtus meil väga nii-öelda halb tehniline viperus, ehk siis osad ei saanud õigel ajal webinari sisse ja lisaks sellele ei salvestunud ka osa sellest webinarist. Ehk siis, mis mina saan nii-öelda sinu heaks nüüd teha, on see, et ma teen sulle väikse lisavideo, sest et osadel või tegelikult, kes ei saanud alguses sisse, neil jäi nägemata siis selline osa, kuidas jagada vaarikaid, kuidas vaarikaid tagasi lõigata ja selle osa kohta ma teen sulle siis siia lisavideo. Kirjuta mulle siia video alla, kas sa näed ja kuuled mind ilusti ja mul on tõesti väga kahju, et et see asi juhtus, aga ma olin täiesti kindel, et mul on kapatsiteeti ehk siis ruumi seal Zoomis 500 inimesele, aga Zoom otsustas kahjuks teistmoodi ja mulle sellest teada ei andnud. Ehk siis tegime, mis teha andis ja suur tänu ka meie tublile tiimile, Maigritile ja Falgile, kes said tegelikult väga kiiresti reageeritud ja said ikkagi nii teha, et saime vahepeal suuremaid tähendab, et me saime osalejad ikkagi ukse tagant sisse lasta või kõik, kes hiljem siis ukse taga ootasid, aga ma lähen nüüd selle jagamise juurde, ma annan oma kaamera Falgile, Falk juba ootab seal taga ja siis teeme ära sellise asja nagu vaarikate jagamise ja ma räägin selle kohta, mis on oluline ja mis vaarikatega siis tegu on. Üks asi, was du gucken musst, ist, dass du Kamera nicht drehst, weil sonst ist die Stimme irgendwie weg. Ah. Ja? Kannst du das machen? Also ich muss das so festhalten jetzt los. Ja. Oder ich kann einfach wieder neu reinstöpseln eigentlich. Ja, vielleicht geht das. Nii, me proovime ühe triki ära, sest et kui ma kaamera teisipidi keeran, siis meil on tihtipeale see hääl ära läinud. Aga anna mulle teada, kui sa otse vaatad, kas hääl on alles. Kas sa kuuled mind, et me saaksime nii pidi sulle siis näidata seda vaarika lõikamist. Nii. Ehk siis, mis on vaarika hoolduse puhul praegu kevadel oluline, on loomulikult tagasilõikus. Ja praegu mul on siin sügisvaarikad, mis lõigatakse maani maha tagasi. Ükskõik, mida räägitakse, aga sügisvaarikal, kui sa tahad korralikku saaki saada, siis tuleb see maani maha lõigata. Ja selleks sobivad kas siis sellised pika varrega oksakäärid või siis selline asi nagu ketaslõikur ehk siis võsalõikur sobib ka väga hästi. Ja muidugi need väiksed aiakäärid, neid mul täna kaasas ei ole, aga väikeste aiakääridega on see häda, et nendega teed kätele väga palju liiga. Et need varred, sügisvaarikal ei ole nad nagu kuivanud, vaid on pool elusad siin, aga ikkagi on suht raske. Ehk siis ma lõikan need maani maha ja ei jäta mingeid tüükaid. Siin on mingid tüükad jäänud eelmistest aastatest. Ehk siis sügisvaarikal on see lõikus ikkagi väga lihtne. Me ei pea siin midagi valima, mida me alles jätame, mis oksad alles jäävad või mis välja tulevad. Need lähevad siis lõkkesse. Nii. Ja vaarika puhul, kui sa tahad endale vaarikaid paljundada, sa tahad uut vaarikapeenart teha või sa tahad naabrile anda, sõbrannale anda, siis vaarika puhul peab vaatama seda, et millist materjali sa siis jagad. Et sa võid, kus mul see labidas on? Labidas on, seal kaugemal. Eile õhtul läks nii pimedaks ära juba, et mul siin need tööriistad jäid ka mööda aeda juba kadunuks. Nii, labidas on siin. Et leidsin üles ikka. Et selle eilse korduse, see, mida me salvestada saime, selle linki ma jagan su selle video all siin, aga vaarika kohta ma teen sulle praegu uue video. Nii, ehk siis sa võid võtta selliseid noori taimi, ehk siis millel on need peenikesed ja lühemad varred peal. Või siis vanast võid ka võtta. Mina võtan sulle praegu siit noorest. Ja kui sa seda nüüd jagama hakkad, siis korralikult sellise terava labidaga otse alla võtad, raputad selle mulla siit ümbert ära
ja siit tulebki mitu taime. Aga nüüd selleks, et seda istutada, on kaks asja. Üks asi on see, et praegu need on juured üsna pikad. Juuri me lõikame tagasi, kas siis kääridega või siis terava labidaga lööme tagasi, et juurekava oleks siin kompaktsem. Ja teine asi on see, et sa lõikad sellel ka pealt nüüd ära. Lõikad pealt ära, ma võtan nende oksa kääridega. Ehk siis siin on näha, kus see uus punkt tuleb. Siit tulebki see uus taim. Et tihtipeale mida ei tehta, ei juleta teha, on see tagasilõikus. Aga kui sa tahad uut vaarikat istutada paljasjuursena, siis see tagasilõikus on ülioluline nii suvevaarikal kui ka siis sügise vaarikal. See ei kehti nüüd potitaimede kohta, mis sa ostad kuskilt aiandist. See kehtib selle kohta, kui sa kaevad enda aiast välja ja tahad kuhugi mujale istutada paljasjuursena. Jah? Ja siin samamoodi, et siit saab võib-olla isegi mitu taime välja harutada. Noh, peab vaatama. Siin on ka täitsa juurega olemas, aga me lõikame ilusti selle tagasi. Ehk siis sa näed, pung on olemas, juured on olemas, aga seda pikka oksa siis me ei jäta alles. Ja kui sa suvevaarikal seda teed, siis suvevaarikal sa ei saa esimesel aastal kohe saaki, sest sa lõikad selle oksa maha. Sügisvaarikal sa võid saada ka sügisel mingi saagi, sest et sügisvaarikas kannabki selle aasta nii-öelda võrse peal, selle aasta oksa peal. Vot, kui sul on selle kohta küsimusi, siis anna mulle julged siia video juurde teada. Näed, siit on veel kaks taime. Nendel peab siis juurikat siin veel maha raiuma. Ja võtame siit ka pealt lühemaks. Et saan ilusti istutada, näed siin neid juurikad veel pikaks. Nii, kaks ilusat taime veel sain siit. Nii, ja saan need istutada juba maha ja saan uue, kas siis istanduse või uue rea vaarikaid. Et meil ongi siin vahepeal vaarikad välja läinud. Et istutamine praegu on väga lihtne selles mõttes, et sa ei pea kastma, maa on niiske. Et siin on rea pealt mõned taimed puudu. Teen siin korraliku augu. Kui sul pinnas ei ole väga huumusrikas, siis tasub sisse segada vaarikale kas siis kõdusõnnikut, komposti. Mul on siin üheaastased umbrohud praegu talvega peale tulnud. Hiire kõrvast ja vesiheinast ja literheinast kuni, ma ei tea, vereva iminõgeseni välja. Aga ma saan siia selle vaarika ilusti ära istutada ja ma panen siis ühte auku panen ainult ühe taime, ühe sellise võrse. Ja ongi siin mulla sees, et ma isegi, kevadel võite natuke kinni vajutada, kui sa kuiva istutust teed, ehk siis kui sa ei kasta teda. Ja siia võiks toki juurde panna, et kui ei ole märget juures, siis ei tea, et siia sai midagi istutatud. Ja mingi 50 sendise vahega võib need siia siis istutada. Ja pärast me paneme siia peale purustatud puulehe multsi, kusjuures see purustatud puulehe multsi teema oli eile väga kuum teema, ütleme nii, et kui sa leiad aega, sa võid vaadata eilset webinari järele, seal oli väga palju küsimusi selle purustatud puulehe kasutamise kohta ja üldse selle lehe kohta. Ja saad siis seda sealt vaadata. Selle lingi ma panen siia video alla kohe. Või Maiget paneb. Võtan siit veel mõned oksad. Vaatan, kus mul see on märgistatud. Nii, ja siin on üldse selline asi, et siin on üheaastane umbrohi. Selle me kaevame kõik sisse. Siin püsiumbrohtu sees ei ole. Ehk siis läheb see purustatud puuleht peale ja vaatame, mis me sel aastal siia vaarikate taha istutame, kas ja mida uut siia tuleb. Ja muideks, mis meil on tulemas, on kõuekoolitus
kui sa tahad lillepeena plaane, enda aia plaane hakata nii-öelda sel kevadel valmis tegema, lõplikult valmis joonistama, siis oled oodatud sinna. Selle lingi me paneme ka siia video alla ja Unistuste aia klubisse oled oodatud, seal me teeme ka praktiliselt ja saad iseseisvalt väga paljusid videoid vaadata ja õppida, sellel aastal uuesti tegema, teistmoodi tegema ja mis on veel tulemas, on tulemas. Eile küsiti minult ka seda, et kui ma magasin selle webinari maha, siis kas on midagi sarnast veel tulemas? Jah, meil on tulemas järgmisena 5 minuti väljakutse, mis tuleb ka väga-väga inspireeriv, mis tuleb siis kinnises Facebooki grupis, ehk siis sinna sa ei pea Zoomi tulema ja seal sa saad ka siis kaasa teha enda aiast, sa ei pea kuhugi kohale tulema, saad enda aiast kaasa teha. Vot, ja need lingid sa leiad kohe siit video alt ja kohtume ja mul on tõesti väga kahju, et eile see tehniline asi juhtus, aga mis teha, nagu öeldakse, tegijal juhtub ja nii on. Näeme järgmises kohas. Tšau!